elanud, et mis perioodi see raamatut see käsitleb või kui pika aja peale on need kogemused kaante vahele jõudnud? Aitäh ja tere tulemast kõigile ka minu poolt ja mina olen siis Lea, kes selle raamatu kirjutas. Ja see on väga hea küsimus, sest tegelikult ma hakkasin ise ka selle peale mõtlema, et mis periood sinna raamatusse sisse läks. Ja see on väga pikk periood ja see kõik ei ole veel läbi, nagu raamatu lõpulause ütleb ka, et asi läheb veel edasi. Ja ma arvan, et siin tuleb ikkagi aastakümnetest rääkida, mitte mingist paarist aastast, aga ikkagi kümnetest aastatest. Aga seal on siis mõnes kohas ka aastaarvud mainitud, et siis kes lugema hakkab, et siis saate aru, mis aastal täpselt see midagi toimus. Et see on pikem aja vältel ja mul tegelikult oligi selle, kui ma olin jah-sõna öelnud ja proovid ja teinud ja osutusin valituks, siis mul tekkis nagu täielik paanika, sest ma sain aru, et tegelikult see minu Ungari kogemus on nii mitmekihiline ja nii sügav kohati ja nii laialdane, et õudselt raske oli sealt siis neid õigeid kohti välja noppida. Jah, nii et väga hea küsimus oli, aitäh nii. Ja aga kui me nüüd ajast rääkisime, et püüame siis ka ruumiliselt fokusseeruda, et millistest Ungari paikkondadest seal juttu tuleb, millistest linnadest, millistest piirkondadest laiemalt? Et kes nüüd seda slaidisõuda on siin vaadanud, et siin siis ma kogusin ka kokku enam-vähem normaalsemad pildid, mis kunagi sai Ungaris tehtud, kõik ei leidnud kahjuks üles. Ja kui nüüd territoriaalselt printsiibist rääkida, siis tegelikult ma olen enam-vähem siis terve Ungari ära katnud oma raamatuga ja tegelikult läksin ka natuke üle piiri. Käisin ära vahepeal seal Transilvaanias ja sealt Transilvaaniast on ka pikalt juttu raamatus, nii et selline siis sai see raamat. Aga ma arvan, et lõhume esitluse traditsioonilist struktuuri ja ma küsiksin hoopis, kuna siin on nagunii hulk suuremaid või väiksemaid valdkonna eksperte koos, et ehk keegi tahab algatuseks neid küsida hoopis või kasutada võimalust suunata vestlust endale huvipakkuvas suunas. Kuidas sul Lea selle raamatuga nii kaua läks? Ei läinud kaua, tegelikult ma kirjutasin ta kuuse all 3 nädalaga jõulude ajal õpsidel, ma olen õpetaja ja õpsidel on pikalt jõulupuhkused teatavasti ja seda aega tuleb siis produktiivselt kasutada, mida ma siis ka tegin. Aga kaua ei läinud, et öeldakse, et igaühes on peidus mingi raamat on ju, et ma ei tea, see raamat lihtsalt oli nagu valmis minu sees enam-vähem, et ma lihtsalt pidin ta kirja panema ja siis natuke aidati ka kõpitseda siit-sealt, et ta niimoodi kobedam välja tuleks. Kas sellest saadik, kui see raamat ilmus, kas tuli veel midagi meelde? Jaa, mul tuli hästi palju asju meelde. Mõned asjad jäid sellepärast välja, et ei haakunud kuidagi selle olemasoleva materjaliga. Et ikkagi mingi struktuur on seal olemas, et seda struktuuri ma ei tahtnud eriti lõhkuda. Ja need asjad ma jätsin välja, aga tegelikult iga päev mulle meenub veel ja veel toredaid asju, mis kahjuks raamatusse ei mahtunud. Aga sina oled seal sees olemas, Krista. Tegelikult kõik, kes siin juures on, ma arvan, et enamik teist on seal raamatus mingit pidi olemas, kellega ma olen koos Ungaris kokku puutunud, aga kõik ei ole nimeliselt. Et tegelasi mitte nagu, tegelaste arvu liiga suureks ajada, et siis on lihtsalt mainitud seal inimesi ilma nimedeta, aga te tunnete ennast ära, kui te loete seda raamatut. Mul on väga suur heameel tähendada, et siin on nii palju inimesi ja mul on endal selles mõttes kõhe siin istuda, et kuna mina olen küll ürituse Prima Vista poolne korraldaja, siis ometigi vestlust ette valmistada mina üldsegi ei taibanud. Ja ma loodan, et Edina nüüd kohe siit riiulite vahelt välja ilmub, aga seniks on ikkagi praegu minu meelest parem ja otstarbekam, kui me jätkame küsimustega publikust. Ja, et kes tahab küsida midagi? Ja, siit kõrval proua palub järgi küsida, mis aineõpetaja, mis kool? Nii, kunagi ammu ma ütlesin, et minust õpetajat ei saa mitte mingil juhul. Ja see oli mõnikümmend aastat tagasi
elu on edasi läinud vahepeal ja minust on saanud väga selline missioonitundlik ja tore õpetaja, kes iga päev läheb rõõmuga tööle. Ma õpetan eesti keelt teise keelena ja see oli minu valik. Kui ma seda raamatut loete, siis ma töötasin Ungaris ju ülikoolis eesti keele ja kultuuri lektorina, pärast hiljem veel ühes teises ülikoolis, ühes teises riigis ja nii edasi, aga ma tundsin ühel hetkel, et ma olen nii palju nagu saanud elult ja ma tahaks nagu tagasi anda. Ja tahaks, et meil oleks Eestis elu parem ja oleks ühiskond sidusam ja selleks peavad siis kõik kenasti eesti keelt rääkima ja siis ma võtsin selle asja kätte ja õpetan Polütehnikumi IT Akadeemias vene rühmadele eesti keelt. Aga kas sa arvad, et teie kooli õpilased ka juba teavad, et sellise raamatut raljanud? Ja ma rääkisin neile. Huvitav nendele oli, et näe, nii õpetaja. Jah, oma õpilastele ma rääkisin ja kolleegid ka teavad ja nad käisid mul Tallinnas esitlusel ka, et juba loevad üsinalt. Kes tahab veel küsida midagi, et Elina peaks kohe jõudma, et oli siin juba 10 minutit tagasi kuskil kesklinna piirkonnas. Leo, aga jätku siis päris algusest, et miks just Ungari, mitte näiteks Poola, Serbia või Portugal? Miks just Ungari, seal on hästi palju juhuseid ja oleks võinud ka Poola, Serbia ja Portugal olla tegelikult täitsa vabad. Kuna ma tulin Tartu Ülikooli soome-ugri keeli õppima ja siin istuvad ka 2 minu ungari keele õpetajat, õppejõudu, vabandust. Ja 1 minu õpilane, vähemalt, 2, mitu õpilast, ma ei tea, 2 vähemalt. Ja see läks nii, et ühel hetkel oli, kõik pidid natuke ungari keelt õppima, aga ühel hetkel oli võimalik seda süvendatult õppida. Ja miks ma selle ungari keele valisin, sellepärast, et 1 minu õppejõud, kes kohe mul siin vastas istub, Anu, ja tema viis meid Ungarisse. See oli väga äge reis mingisuguse Latvia mikrobussiga läbi Valgevene ja Ukraina ja mingid sõjardid võtsid meid vahepeal maha rajalt ja bensiin sai otsa ja pidime kanistritega mustalt turult ostma ja igavene äge reis oli see. Ja siis, kui Tallinnas oli raamatu esitlus 2 päeva tagasi, siis keegi küsis rahva hulgast, et või oli see moderaator, kes küsis, et mis sind kõige rohkem siis vapustas või mis sulle kõige suurema mulje jättis, kui sa lõpuks Ungarisse jõudsid. Ja siis ma otsustasin, et see õige vastus on, et vein on nii odav, sest me olime kõik nagu puuga pähe saanud, kui me nägime veini hindu. Ja restoranis on Coca-Cola kallim kui vein, see on täiesti uskumatu. Et see oli kõige suurem vapustus. Kas ka Ungarisse ja siis esindajale Ungarit noormehe. Nüüd noormehe tuli ka, elas pikka aega selle Ungarit koos ja siis tuli Eestisse ja mõtled hakkas eesti keelt õppima, et nii huvitav, ma küsisin küll, et see raske ei ole eesti keel sinu jaoks. Mõtlesin ka, et raske, natuke on, aga väga huvitav. Nii et nüüd elavad Eestis. Et ei ole jah raske, ma mõtlen, et ungarlastel on eesti keelt ju ikkagi kergem õppida, nagu vastupidi ka muidugi eestlastel ungari keelt, kuna need on ikkagi sugulaskeeled ja see keelestruktuur ja kuidagi sellise loogika on väga sarnane ja ma ei ole kunagi mõelnud, et ungari keel oleks raske või ma ei tea, mulle nii head õpetajad olnud lihtsalt, et ungari keel ei ole kunagi raskena tundunud, aga jah, ta on kuidagi väga loogiline eestlasele õppida ja vahel, kui ma Budapestis kuskil trammis või bussis seisin või istusin ja kuulatasin, kui sa kuulad, et inimesed räägivad ümberringi, aga sa täpselt sõnu ei kuule ja siis tundus kogu aeg, et nad räägivad eesti keeles, sest rõhk on esimesel silbil ja see oli kuidagi selline. Aga samas jällegi ungarlased küsisid vahel minult, et kas sa nüüd räägid või laulad. Et eesti keel tundus ungarlastele hästi laulev, et nendel on see kuidagi monotoonsel natuke see rääkimisviis, ma ei tea. Aga kui kaua teil läks, kui hakkasite ungari keelt rääkima, et läks kiiresti, ma saan aru? Ja, et alguses ma õppisin natuke, siis ma veel õppisin natuke ja siis ma sattusin Ungarisse ja siis ma sattusin sinna vahetusüliõpilaseks Budapesti ülikooli, teadusülikooli, kus ma hiljem ka töötasin lektorina. Ja ma mäletan esimest õhtut, ma olin ju enda arust juba väga kõva tegija ungari keeles ja juba lugesin mingeid raamatuid suisa, küll sõnaraamatu abiga, aga
aga ikkagi ma sain nagu aru juba ja oskasin küsida, ma ei tea, palun 2 kilo paprikat ja nii edasi ja 2 liitrit veini või mis iganes ma ostsin. Aga siis ma läksin ühikasse, näe, Edina, tule siiapoole. Ja ma lõpetan selle lause ära, ma läksin ühikasse ja ühika koridoris kogunes õhtuti tudengkond õllepudelitega ja seal tehti suitsu ja seal räägiti lugusid ja igast värkid. Ja seal ma sain aru, et ma ei oska absoluutselt ungari keelt. Nad rääkisid nii kiiresti ja noh, nagu meilgi, et kui meile tulevad välisüliõpilased, kes on eesti keelt õppinud, nad saavad samasuguse šoki, aga see läheb päris ruttu mööda. Ma kasutan veel juhust küsida, enne kui Edina istub, et millal see esimene vahetus üliõpilasaeg siis oli 90-ndatel? 90-ndate lõpupoole jah, aga ma enam täpselt aastat ei mäleta, pean kuskilt järgi vaatama. Aitäh, Triin! Tere, Edina! Tere, Edina! Tervist, nii tore ja paljud seiklused, aga jõudsin kohale, väga tore siin näha ära. Ja mul tuli praegu just meelde, ma mõtlesin, et kus ma Edinat esimest korda nägin. Ja mulle tuli meelde, et see oli Tartus, kui Edina oli alles koolilaps, koolitüdruk ja ta tegi, see oli IFU, eks ju, sa tegid vahetusaasta, ta oli vahetusõpilane ja meil oli mingi peenungari üritus ja Edina, väike pisike koolitüdruk Edina, kes rääkis oma eesti keelt, päris soravalt ja me rääkisime sinuga pikad jutud maha ja siis me kohtusime jälle Budapestis ja meil oli ka hästi palju seiklusi, aga kui ma otsisin mõnda pilti, kus me koos peal oleksime, ma ei leidnud. Nii et mul siin kahjuks Edinat ja mind seal paarkümmend aastat tagasi seda te siin ei näe. Aga meie mäletame seda kõike. Tore jälle kohtuda sinuga siin. Ja, et Leo oli minu õpetaja Ungaris Budapesti ülikoolis ja see oli äärmiselt põnev aeg, ta kogu aeg ka tegi igasuguseid huvitavaid asju, korraldas meie seal raamatus ka, korraldas meie õppereisi, mis oli üks parim õppereis, kus ma olen olnud üldse ja põnev oli ja sinu tütretega ka, et nagu, et kui ta oli pikalt seal õpetaja, siis olid tütred ka kaasas ja kasvasid sellesse, et nemad küll rääkisid ungari keelt niimoodi, et ei saanud aru, et nad ei oleks ungarlased. Lastega see läheb tavaliselt nii. Ja minust saab küll aru, kui ma ungari keelt räägin, nüüd ma pole tükk aega rääkinud, aga vahepeal, kui ma paremini rääkisin seda, siis alati inimesed küsisid mu käest, et sa oled seal Põhja-Ungaris, seal Palotsit kandist pärit, et eestlased räägivad sellise Palotsi aktsendiga, siis Palotsit on üks väike rahvusrühm. Seal raamatus on muidugi ka jutud, te võite lugeda sealt, aga siis nendel on see, Ungaris on 2 A-d, üks lühike A ja siis pikk A, midagi sihukest, ma ei oska praegu teha seda A-d, aga eestlastel, kui eestlast räägivad, siis nendel ei ole seda vahet nagu, et see labiaalne ja illabiaalne A. Ja Palotsid räägivad täpselt samamoodi ja siis alati mõeldi, et sa oled seal Põhja-Ungari mägedest kuskilt pärit, et räägid sellist mägilaste murrakut. Ja täpselt nii, et meil ei ole väga palju need murded alles jäänud, et Palotsid ja siis on seal Transilvaanias seegelid ja siis on need seal Ülemäge Rumeenias on ju ja tšängosid, kes räägivad sellist hästi arhailist ungari keelt, et näiteks kui mina ka pidin koguma seda murret, siis me kogusimegi palotsi keelt tavaliselt, sest see oli ainus kättesaadav asi, aga nagu ja A ja E ja A, et see A ja Ä ja E ja E, see on see ja mul on ka suured raskused selle eesti E ja Ä-ga, ma ei oskagi ja rääkimata sellest ööst. Väga hästi tuleb välja ju. No kui niimoodi nagu lause sees üldse ei saa. Nii, aga räägime siis edasi Ungarist. Ja, et äärmiselt põnev oli lugeda su raamatut sellepärast, et kuidagi nagu mulle tundub, et Leas on see seiklusimu ja see nagu tuleb sellest raamatust läbi, et seda nagu oli väga põnev lugeda ja isegi ma ütleks, et mõnedest asjadest sain ka esimest korda teada. Et nagu, kui sa oled ise selle rahvuse esindaja ja sa oled nagu selles kultuuris üles kasvanud, siis mingid asjad nagu sa võtad nagu otse loomulikult ja sa
ei mõista seda nagu niimoodi ja sellepärast nagu ma väga soovitan seda lugeda, sest see on läbimõistetatud nagu niimoodi välismaalase poolt, kes on elanud, kes on kogenud, kellel on nagu palju seiklused ta elus olnud. Kõiki seiklusi ma ei pannud sinna. Ja ma kujutan ette. Äkki räägid veel mõned lisaseiklused siin, vaata, siin on kogunenud inimesed, raamatut saab igaüks lugeda, aga võib-olla neid lugusid ei saa nagu kuskilt mõned kui praegu. Ja ma ei tea, varsti tuleb 5-köiteline, tuleb see järg ja teine köide ja 3. köide ja ma ei tea, kuidas Petrone Priitil on kombeks, et kas on selliseid sarju mitmeköitelisi välja antud. See oli nali muidugi, kes on siin Petrone Priidi esindajad, et see oli nali. Aga jah, seiklus on küll ja tuleb veel ilmselt, sest see ei ole ju kõik. Aga kui meil oli Tallinnas paar päeva tagasi raamatu esitlus ja muide, teate, ma pean teile ütlema, et täna on Ungari kirjaniku Eva Jelikovski sünniaastapäev, ta oleks 99 aastaseks saanud ja teda väga paljud eestlased armastavad lapsepõlvest, kui me lugesime tema fantastilisi raamatuid, mis olid ka väga ägedasti illustreeritud ja ka üks esimesi raamatuid, mida meie ungari keele tunnis lugesime, oli siis Eva Jelikovski raamat. Ja tema tõlkija Laino Pelvikul oli eile sünnipäev, nii et ja peale selle on meil siis Eesti raamatu aasta ja mis tähtsad päevad meil siin kõik veel on, et jah. No räägi siis ikkagi ühe lugu ära, mis oli, näiteks räägi mingis sellisest loos, mis jäi välja raamatust, aga ka nagu andis sulle sellist nagu, et millised on ungarlased? Millised ungarlased on? Edina, kas sa siis ei tea? No, aga jah, et ungarlasi on mitmesuguseid, nagu ka eestlasi on erinevaid ja ma arvan, et ma seal raamatus nagu päris põhjalikult räägin sellest siis, mis mulle nagu tundub, millised need ungarlased on. Ja mulle õudselt meeldib see minu sarja kontseptsioon, et esimene minu sarja, minu Ungari ilmus ju 15 aastat tagasi. Ja nüüd on siis see minu Ungari ja nüüd tuleb kindlasti natukese aja pärast kellegi teise Ungari. Ja kui mina seda Ungari raamatut kirjutasin, siis ma ei olnud Reet Kretenbergi minu Ungarit lugenud, mingitel põhjustel ma isegi ei tea miks. Kui raamatukogus ükskord tahtsin võtta, siis ei olnud seda seal ja siis pärast läks meelest ära ja elu tuli vahele ja nii edasi, olin siin seal välismaal ja kui ma hakkasin kirjutama, siis ma ei julgenud seda vaadata ja lugeda ja võtsin ta raamatukogust välja, võtsin ta seal kapi ääre peal ja mõtlesin, et ei, ma ei julge, sest võib-olla ma plagieerin seda, võib-olla ma kirjutan täpselt samamoodi, aga kehvemalt või mida iganes on ja kui ma olin valmis kirjutanud oma raamatu, siis ma alles lugesin Reeda minu Ungari läbi ja avastasin suureks rõõmuks, et see oli tõesti teine Ungari tegelikult, et meil ongi need erinevad Ungarid ja meie näeme ungarlasi ka ilmselt väga erinevat, et meile tunduvad, igalühel on ju mingi oma mätas, mille otsast ta vaatab, siis ümbritsevat maailma ja see ongi see inimkonna võlu või ma ei tea, erinevuste võlu. Jaa, seda ma mõtlesin täpselt sama ka, et nagu seda minu Ungarit või minu Eestit või mis iganes minu saab nagu nii palju kirjutada, kui jaksab, sest inimesed on erinevad, neil on erinevad kogemused ja see ongi nagu rikastav tegelikult, et seda saab lõputult nagu teha ja välja anda. Et mis mul oli nagu üllatus, et oli see raamatusse jõulude nagu tähistamine on ju ja siis päigli on ju, et sa kirjeldasid seda päiglit nagu mingi kuivanud nagu asjana ja kusjuures sel aastal ma tähistasin jõulud Ungaris esimest korda peale 10 aastat ja mu ema tegi seda päiglit, ma ei ole kunagi saanud seda päiglit niimoodi otseahjust. Ja see oli maailma parim asi ja ma olen 46 aastat vana ja ma ei ole seda kunagi nagu niimoodi söönud, et nagu see tuleks otse ahjust ja see oli pähme, see oli suus voolab ja see oli täiesti imeline asi. Et noh, tore. Sellised asjad on nagu olemas, ma imestasin. Aga räägi ka veel nagu näiteks sellest ajast ka natuke, kui me oleme seal koos Budapesti ülikoolis aega veetnud, et siis sul oli juba enam-vähem ju kõik selge
ungari keel ja kõik asjad, et ma tänu sellele, et ma käisin nendel kuulsatel või ma ei tea, kurikuulsatel Tartu Ülikooli ungaroloogia õppereisidel, mida sai ka mitu tükki ära käidud Ungarimaal. tänu sellele, et ma teadsin ilmselt Ungarist tunduvalt rohkem kui mõned ungarlased, ma ütlen ausalt, sest sageli inimesed imestasid, et sa oled seal ka käinud, ma ei tea, Vižoi ja Šaturejõuhe ja ma ei tea, mis kohad kõik. Ja nad olid nagu siiralt imestanud, nemad polnud kunagi sattunud sinna, terve elu Ungaris elanud. Aga kuna meil olid väga põhjalikud õppejõud, kes tegid meile väga lahedaid neid õppereise, siis me käisime tõesti igasugustes imekohtades, kuhu muidu ilmselt ei olekski sattunud. Ja see oli nagu väga suur pluss, et mul oli Ungarisse kolides Ungari maast väga hea ülevaade olemas. Ja muidugi see kõik süvenes. Ja nüüd ma saapadid ma. see ongi see mulje süvenes nende aastatega muidugi veel. Ja siis ma lõpuks läksin, kuna ülikooli lektori palk oli ikka nii väike, et nagu perega sellest ära ei olnud võimalik elada. Siis ma läksin, tegin giidi koolituse läbi ja sain giidi litsentsi ja siis seal giidi koolitusega, siis ma tundsin küll, et teate, ma ei taha Ungarist nii palju teada, sest giidi see Budapesti raamat, see oli okei, selle ma õppisin hea meelega pähe või ei õppinud pähe, vaid lugesin läbi ja teadsin, aga siis oli selline paks, õnneks pehmes köötes selline paks raamat, kus siis oli üle 200 lehekülje. Ja seal oli siis Ungarimaa niimoodi nagu raamatupidajaliku täpsusega ette võetud ja ära kirjeldatud ja see Istenhanda möödi Kisfalu, kuidas see riikida, karu väikeses pisikeses külakeses, kus siis on külamuuseum, kus on 18. sajandi reformaatlik kirik. Ja veel, ühesõnaga, et siis ma tundsin nagu, kuulge, et ei, et see on nagu üle piiri juba täiesti, et ma ei taha teada, ma ei taha neid väikseid külakesi pähe tuppida. Ja seal oligi nagu territoriaalsel printsiibil mingi 35 piletit ja see pidi minema eksamile tõmbama pileti. Ma lõin käega täiesti, mõtlesin, kui ma tõmban, siis ma ütlengi, et 18. sajandi reformaatlik kirik ja külamuuseum ja kõik. Ja ma ei õppinud neid külasid, mul tekkis täiega trots ja ma läksin eksamile ja tõmbasin Budapesti. edasi. Ja ma mäletan seda, et ükskord väeajas mu juhtmed kokku sellega, et ta pidi kuskile minema ja mina pidin võtma ühe Eesti gruppi ja mul ei ole mingit tausta, et ma pidin seal rääkima Budast ja Pestist ja siis ma lihtsalt mõtlesin välja, et nad olid Siami kapsikud ja lõigati need lahti ja need on nagu nii ja selliseid jutusid rääkisin, ma ei tea, tegin su businessid täiesti võib-olla maha. Ma arvan, et tegelikult juba suur elamus, kui sinule näitab linna inimene, kes oskab eesti keelt. Ma arvan, et inimesed olid sellest juba suures vaimustuses. Aga sageli sattus jah nii, et võib-olla kaks gruppi tulid ühel ajal ja ükskord juhtus ka see, just mu tütar, kes oma väikse lapsega siit minema kiirustas. Ta oli siis koolilaps, selline teismeline, varateismeline ja mul oli siis kaks rühma korraga kuidagi kaela langenud ja ühed tahtsid kangesti veinikeldrisse minna. Ise ma siis läksin, tegin selle Budapesti linnaekskursiooni ära, et ma ei pannud seal kedagi oma kohale, aga siis tüdruku saatsin veinikeldrisse, leppisin kokku siis veinikeldriga, et tuleb minu tütar, nad juba teadsid, teda tundsid varem. Ja, las ta tuleb. Ma veel muretsesin, et ta on ikka nagu suke varateismeline, kas 13 või mis ta oli, et veinikeldrisse nüüd õhtul ja nii. Mis sa muretsed, ütles veinikeldri perenaine. Meil siin Leedu giidi poeg, et peab rääks on alles 6 aastane. Sektus. Nii, aga räägime veel natuke nendest ülikooli aastatest, et kuidas seal oli siis nagu töötada ungarlastega koos ja kuidas see üldse see soome-ugri maailm, et kas olid nagu varem ka hästi nagu selles soome-ugris või ei olnud või kuidas, kas mõjus sulle kuidagi see sealne töö koos nagu Andresiga ja
ja Märtaga ja teistega või kuidas sulle tundus see kõik korraldus? mul on sellest ajast väga head mälestused kolleegidest, tudengitest, Tiina oli meil ka ju seal tudeng, fantastiline tudengkond oli meil seal, hästi toredad kolleegid ja soome-ugri õppetool hoidis väga kokku ja meil oli mitu korda aastas sellised suured peod, kus siis tudengid tegid mingi eeskava, teie ükskord laulsite seda mingit põdramaja vist 3 või 4 keeles, soome-ugri keeles, ma mäletan, ja mängisite seal ja siis pärast siis läksime kuskile seal professorite ja õppejõududega kuskile kellegi kabinetti ja siis võeti siis kuskilt riiulist kodupaaliga pudel välja ja siis hakati laulma rahvalaule, sellest ma räägin pikemalt ka oma raamatus, et te saate seda kõike lugeda. Et hakati laulma rahvalaule ja siis ma imestasin, kui palju rahvalaule nad teadsid. Ka tänapäeva noored vist enam, hakkame siin halisema, tänapäeva noored on hukas ja enam rahvalaule ei laula. Ma tõesti ei tea, aga minu ajal oli küll nagu muusikatund koolis oligi, et me pidimegi rahvalaule õppima, et väga vähe oli nagu mingi klassikalisest muusikast või Mozartist või Beethovenist juttu. Et me lihtsalt õppisime neid rahvalauluid pähe ja laulsime. See Kodai muusikaõpetuse süsteem on tegelikult täiesti geniaalne. Ja ma mäletan omal ajal koolis meie muusikaõpetajad nagu ei saanud sellele hästi pihta ja ei osanud seda kuidagi nagu enda heaks tööle panna. Ja kui minu lapsed läksid seal Budapestist kooli, enne kui nad rääkima hakkasid, ma pidin neile plokkflöödid ostma kuskilt poest ja siis nad mängisid plokkflööti ja õppisid ära siis selle noodist laulmise. Ja alguses mängisid flööti, siis laulsid juba noodist ja enne kui nad rääkima hakkasid, siis nad laulsid neid rahvalaulukesi sealt Kodai lauluõpikust, igasuguseid naljakaid ja et kaotasin ära taskurätti ja ema riides ja siis kes üles leiab, sellele annan suudluse. Ja mingi võid taskurätti otsima. Mängud sellised ringtantsud ja nii edasi ja hästi. Ja siis tänu sellele minu lapsed oskavad noodist laulda. Et mina ei oska näiteks, et mina käisin Eestis koolis küll, aga see Kodai süsteem kuidagi siin ei hakanud nii hästi tööle. Ja seal on palju sinu raamatus selle nagu, et sa oled ju käinud eelmisel aastal, millal sa viimati käisid Ungaris? Kuu 2 tagasi umbes. Ja siis seal on see ka mingid võrdlusmomendid on ju, et see 90, 2000 ja siis see praegune Ungari, et kuidas sa nagu hindad, mis on nagu muutunud ja? No, see on raske teema jälle ja meil oli Tallinnas paar päeva tagasi siis raamatuesitlus ja Mall Hellam avatud Eesti fondist juhtis seda ja Mall on ju 35 aastat avatud Eesti fondi juhtinud ja George või ma ei tea, Soros või kuidas seda peab hääldama tema eesti nime, kes on siis Ungari juurtega filantroop, kes on siis toetanud neid avatud fonde igal pool sellises post-sovetlikus Euroopas ja mõte oli siis ju selles, et anname alguses natuke raha, sellised tõuke ja fondi mõte on see, et ta hakkab siis ütleme seal 10-15 aasta pärast ise seda raha tootma ja ise ennast üleval pidama ja jätkab oma tööd. Aga Ungaris juhtus nii, et nad küsisid rohkem raha Sorosi käest ja siis lõpuks oli see raha kõik läbi saanud, aga ikka midagi nagu ei olnud, on ju, ja siis lõpuks tehti veel Sorosist ka rahva vaenlane, suusatanud siin vahepeal need fotod luubivad, et seal on näha ka siis neid selliseid propagandapostereid, mis on siis terve Ungari on täis kleebitud, et kas ka teid ajab närvi Euroopa Liit või see, et Soros on siis kõige suurem vaenlane koos geidega ja sisserändajatega, siis on Soros kõige suurem vaenlane. Ja see on nagu nii üllatav ja siis need küll muutused seal hakkasid, ma olen seda ju kogu aeg näinud nagu niimoodi sammult jällegi hiilivalt alguses ja nüüd on minu meelest juba teiega nagu nii õudne ja järjest õudsemaks läheb, et paar nädalat tagasi, kui tuli välja, et see, ma ei tea, kas te jälgite seda, mis seal toimub, teie siin mõned inimesed, ma tean, kes jälgivad hoolega, kui mingisugune turukunstnik, see Veisa Bonoemi, kellele anti Ungari kõige prestiižsem, kõige sellisem
suurem Mungatši nimeline kunstipreemia ja kultuuriminister, kes on ka Fideszist, kes on Orbani esimene, lihtsalt otsustas, et no siin mingi töörühm või mis selle kohta öeldakse, mis ta on siis, mingi komisjon tegi oma kandidaadid valis välja, andis edasi Kultuuriministeeriumile ja minister otsustas, ei, nendele vanameestele küll mingit preemiat ei anna, mina annan selle ilusale blondile tibile, kes neid niisugusi Swarovski kristallidega kaunistatud mingisugused telefonikatteid teeb seal, on ju. kopeerin mingeid asju ja tuli välja pärast Facebookis lävis, kuidas ta nagu tegelikult võttis internetis suvalise pildi, millest ta lihtsalt tegi nagu järgi ja Ungari kunstnikud olid endast nagu välja läinud ja isegi need, kes on varem saanud seda auhinda, nad loobusid, nad ütlesid, et nad annavad tagasi, nad ei taha olla sellega enam seotud, jah. Ja komisjon muidugi pani lahkumisavalduse lauale, et sellised asjad siis toimuvad seal, et noh, et vahel jääb nagu suur appi, et kui kaugele veel nagu edasi saab minna, et me kõik ootame huviga, et mis seal jälle juhtuma hakkab, et see on täiesti ettenägematu või ma ei tea. Ja nüüd ma kirjutan seal raamatus ka natukene, et nüüd väga suur lootus on selle Peeter Madjari peal, kes oli ka kunagi Fideszis, kes lõi siis jalakokse kinni, tuli sealt ära ja nüüd väga kriitiliselt siis avalikustab kõike seda, mis Fidesz on teinud ja otsib tõendeid, siis otsib materjale ja kõige selle kohta, millega nad on hakkama saanud ja me ei ole ju kindlad ka, mismoodi edasi läheb, sest ungarlased on juba nii väsinud sellest kõigest ja ütlevad, et me ei usu, et midagi muutub, niikuinii tuleb jälle mingi järgmine ja see hakkab jälle oma kukkuruid rahaga täitma ja me ei usalda poliitikuid ja niikuinii mitte midagi paremaks ei lähe, et nii kahju on sellest. Et see on jah üks asi, mis mulle Ungari juures nagu natuke nagu haiget teeb või kahju on lihtsalt ja samas on nagu kohutavalt hea meel, et ma olen ungarlane. Tõsiselt, et tunnen teile ungarlase südamest kaasa ja väga palju minu sõbrad ka on siis viimasel ajal Ungarist ära kolinud mujale maailma, sest nad ei ole nagu nõus sellega, mis see toimub. Ja siin vahepeal ka niisugused ilusad vikerkaare lipud lehvivad, vaadake, siin vahepeal näitas seda Budapest Pride'i, et see on siis see nimelt see geiparaad või kuidas öeldakse, aga kui Lääne-Euroopast on selline lõbus üritus, kus suled ja litrid ja igasugused samba muusika mängib ja inimesed tantsivad tänavatel, siis ma käisin oma noorema tütrega siin paar aastat tagasi Budapestis. See oli nii poliitiline, seal oli enamik olid sellised teksaste ja T-särkidega heteroseksuaalid, kes olid need lipud lihtsalt sellepärast kätte võtnud, et see on üks võimalus, kuidas jälle protesteerida valitseva poliitika vastu. Ja see on tore, et nii palju rahvast läks tänavale toetama, sest Orbani suured vaenlased on kõik inimesed, kes ei ole siis määratlevad mees, kes kannab püksi ja naine, kes kannab seelikut ja teevad siis koos lapsi, loovad sellise kristliku perekonna. Et kõik need, kes ei mahu siis tema selle määratluse alla, on siis nagu rahvavaenlased ja hästi kurb on sellest, sest ühiskond on siis tugev ja turvaline, kui kõik selle liikmed tunnevad ennast seal võrdselt ja hästi. Ja keegi ei pea tundma, et oleks nagu teisejärguline või et teda ei taheta sinna. Et on üks väga kurb ja eks me kuuleme kogu aeg, eelmise nädalal tulid jälle teated, kuidas jälle mingi seadus võeti ja parlamendis vastu, et on 2 sugu, meessugu või naissugu ja kõik punkt. Ja nii edasi. Aga jah, et me ei tea, mis sellest Peeter Madjarist saab, sest tal on veel kõik võimalused ees ja võib-olla, sest järgmised valimised on aasta või pooleteise pärast, eks ju? Aasta pooleteise pärast. Et siis on näha siis, mis juhtub. Jah, aga ma olen lugenud ka, kuidas ma seda kirjeldan, aga selliseid kommentaare ja analüüse, et kuna nad muutsid seda põhiseadust, siis võib juhtuda, et kui nad isegi saavad valitud, siis Fidesz ei anna neile üle nagu legaalselt seda võimu. Et seal on nagu erinevaid nagu nüansid veel, et see ei ole nii lihtne. Aga kes neid raamatu muretseb endale ja hakkab seda lugema, et seal ma siis räägin ka, mida need inimesed siis arvavad sellest poliitikast ja ma olen proovinud nagu hästi nagu sellise laia spektrina kajastada siin erinevaid arvamusi, et miks siis Fidesz on võimul, miks teda valitakse ja sealt saate siis kõik lugeda, aga võib-olla läheks siis meil veel aega siin, on meil natuke
kuule aega, et läheks mingite lõbusamate teemade juurde edasi või? no räägime siis veinidest. toidust näiteks, meil oli kapsarullikesed, see oli kapsafestival, see oli Nature'i kapsafestival, kus mul õnnestus käia eelmisel suvel. ja on need kolmikesed ja asjad, et noh, et kindlasti tahate selle kohta ka teada, aga ma pean kohe hoiatama teid, et see ei ole kokaraamat, sellepärast et mu õepoeg olevat kõva häälega seal Tallinna esitusel küsinud, et kui me seal toitudest rääkisime Mallega, et kas on mingi kokaraamat või, kas on retsepte ka sees on, et retsepte seal ei ole. Aga mis on hästi tore seal minu sarja uuemate raamatute puhul, et seal on siis ruutkoodid ka juures, et mõne koha pealt te võite siis ruutkoodiga minna ja vaadata natuke rohkem mõne teema kohta, mis huvi pakub. Kusjuures see oleks hea idee nagu panna sinna mõned retseptid kas või nende koodidega. Mina vaatasin, kõik toidud, millest ma kirjutan, Nami portaalis on nad kõik olemas. Palun minge ja kokake nii palju kui tahate. Kõik on olemas. No aga räägime siis sellest, mis on su lemmiktoit. Paprika muidugi. Ja ma olen lugenud, et sa sõid vaese üliõpilase ainult kui paprikat ja paprikat ja paprikat. Aga rikkana söön ka edasi, sellepärast, et see on nii hea. C-vitamiin. Ja mulle muide selle paprikaga rääkides hästi lõpus oli see, kui siin enne raamatu ilmumist Petrone Pilt tegi siis seda rahvaküsitlust, et mis kaanepilt peaks olema siis seal raamatul ja ma nagu täitsa lõbuga lugesin, seal üle 100 kommentaari oli siis selle kohta, missugune on see kõige õigem paprika. Et nagu eestlased alati otsivad seda kõige õigemat, et on ainult üks ja õige, et noh, et Ungaris tegelikult ma panin siia ka, kes vaatavad siis neid fotosid, praegu Silvania lambad on seal, aga ühes kohas siis tuleb järjest, ma kogusin kokku kõik paprikapildid, mis ma leidsin, et nagu näidata lihtsalt, et kui palju erinevaid paprikasorte, nad on kõik Ungari paprikad, et seal kõiki kasvatatakse koha peal ja mõni on vähe peenem ja mõni on vähe kollasem ja mõni on vähe punasem, aga ja maitse on ka võib-olla erinev, või keegi ungarlastest tahab Edina või Krista või keegi tahab lisada midagi. Õige on valge. Valge on õige on see lätsapaprika ja seda hautatakse ja see, mida turult saab osta hästi odavalt. Ja mulle väga meeldib see õunapaprika, nimega õunapaprika, mis on selline ümmargune suur, siis on tšeresne paprika, mis on kirsipaprika, siis on, ta on hästi tugev, kuidas? Terav, mõned sõnad ei tule meelde. Ühesõnaga, ja siis, mis minuga juhtus, ma läksin turule ja tahtsin osta paprikat kaasa, ma just tulin Budapestist tagasi. Ja seda, kui me ütleme paprika, meie ungarlased me ütleme selle alt ikkagi seda paprikapulbrit. Me ei mõtle seda kauna. Ja siis seda punast paprikapulbrit, mida me siis lisame enamus toitudest, kõikidesse toitudest. Ja mulle öeldi, et tegelikult see ei ole enam Ungari oma, see on mingi Hiinast siis imporditud ja seal on lihtsalt mingid õigused hiinlased ära ostnud. Et ei tasu, et seal on hästi vähe nagu juba see, mis on nagu päriselt Ungari oma, et tasub leida mingid väikseid neid ökotootjaid või midagi, et olla kindel, et see ongi nagu see. Sellised asjad ka on juba. Jah, et kõik on lõpuks, kõik tehakse Hiinas. Aga söögi ikka paprikat, et seal on palju vitamiine sees ja ka kasulik värske tähendab, mitte see pulber. Kusjuures siin väike lugu paprikast, et vaata Kreeda sa mäletad, on ju Kreet Paljas, kes elab Budapestis juba ka mingi 25 aastat või rohkemgi ja ükskord tuli meile külla ja tegime lihtsalt sellist lihtsa köögiviljasuppi, kuhu me lisame ka seda paprikapulbrit ja Kreet maitses seda, ütles, et see on nii hea, ma ei teadnud, et siia ka saab lisada paprikat. Ma lihtsalt ütlen, et igale poole saab paprikat lisada, ärge muretsege, pange lihtsalt. Magustoitu? Magustoit. Ei, ma mõtlen, kas magustoit võib ka paprikat? Paprika šokolaadi, ma olen küll söönud, aga võib magustoit ei tea. Kiselli sisse näiteks. Näete, seal on need propaganda, et Soros on siis üks kõige suurem ühiskonna vaenlane ja Euroopa Liit, seda peab ka siis igatpidi siis sellest väga kahtlustavalt suhtuma, et jah, kahjuks siis propaganda neid postereid saab sealt
igalt poolt näha. aga kõige huvitavam on see, aga ma ei tea, see on nagu faktipõhimõtteliselt ma ütlen, aga nagu platši jutt, et nagu tegelikult Orbanit õpetas välja või noh, saatis nagu stipendiumile Inglismaale see Soros ise, et tegelikult Sorose raha eest ta sai nagu oma õpinguid teha, et noh, et see on nagu veits veider, aga noh. aga räägime siis võib-olla tõesti magustoitudest, et kui ma noh, lihtsalt kiiresti lisan, et kui ma tulin siia Eestisse ja sõin neid magustoite, mul oli nagu sihuke lõpuks ometi minu maitse järgi tulid need magustoitud, et mulle nagu isiklikult need Ungari magustoitud eriti ei meeldi. aga kuidas sul läheb nendel? no minul on üks Ungari magustoit, mida ma armastan, see on kreemes. ja seda ma seal austan ja ülistan ka seal oma raamatus. ja kellega me Kalatav Ürekis oleme käinud, siis nendega me oleme käinud selles koogipoes, Bergmani koogipoes ja mina võtan alati kreemešit, kõik teavad juba. ja need reitašid ehk siis need struudlid, mis on siis erinevate täidistega, need muidu eestlastele õudselt maitsevad, aga minule need ka ei maitse, seda kuidagi nagu. meil on sama maitse vist. et jah, aga ma ei oskagi öelda, ma ei ole suur magusasõber, ausalt öeldes. aga kreemešit ma söön küll alati, kui ma Ungarisse lähen ja mitu korda ja igal tänavanurgal kui võimalik. aga sinul on sul siis Ungari magustoitude hulgas ka mõni lemmik? ja kreemes, jah, sama ja siis muidugi mulle meeldib nüüd see peigli ka. aga ainult oma ema tehti? ja siis mu vanemad tegi sellise asja nagu jumõtškreemes, mida ma ei ole ühtegi poes näinud ja mida ei ole pärast mu vanema surma kuskilt saanud. aga see on nagu kreemes, aga lihtsalt on lisatud mingid hapud või noh, selline öösipõled või noh, kirsid või vaarikad või noh, midagi sellist suvel ja hästi selline nagu lihtne ja selline mitte väga koormav nagu magus, sest need Ungari magustajad minu arust nagu hästi koormavad, et sööd ühe tüki ära ja siis sa ei taha enam midagi. jah, vänged ja kanged sellised ja kahjuks võimed jah. no ma ei kujuta ette, et sa kirjeldad ka, et nagu tavaline söögikäik on nagu supp, see praad või midagi ja siis magustoit, et mina ei saa kunagi seda kolme nagu niimoodi järjest läbi süüa, et supp või siis magustoit või siis magustoit või siis lihtsalt praad, et noh. et ma ei kujuta ette, kuidas teised nagu. eks nad on harjutanud, ma arvan. ja siis see Fööseleegi teema. kas sellest ka räägime? hautised jah, et sa räägi oma muljetest ja kogemustest selle Fööseleegiga. Fööseleeg on, noh, ütleme nii, et minu ajal, et kui ma olin laps, siis ei olnud see, et iga päev sööme liha, et nagu me sõime terve nädal Fööseleegit, hautist. Nad on siis nagu juurviljahautised, noh näiteks no, spinatist tehtud asi või hernest, aga nad ei ole segatud, et tavaliselt see on ühest juurviljast. ja see on siis tavaliselt nagu või hapukoorega nagu paksundatud või siis lihtsalt jahuga ja tavaliselt maitseaineks on ainult küüslauk või sibul, aga pigem ainult küüslauk ja mõned mingid rohelised maitseained ja me pidime seda ja siis sellega tuli meelde, et mul noh, ühel on 2 vanema on ju ja nagu piirkonnad on hästi erinevad Ungaris, et nagu hoopis teismoodi tehakse süüa seal kuskil lõunas kui läänes ja siis mu ema tuli sealt lääne traditsioonist, isa tuli lõunatraditsioonist ja nad ei suutnud üldse omavahel kokku leppida, et mis noh, ja siis me pidime nagu üks nädal sellist sööma ja teist nädal teist süüa ja nad on nii erinevad, et neid hautisi ka saab nagu väga erinevat moodi teha, aga näiteks mingi šoška, see oblikas, no seda ma näiteks ei suuda alla meelata, et on sellised asjad või no Eestis nagu mingi piimasupi või no sellised. mul on ka sellised suppe ja ma nagu kirjeldan seal raamatus ka mitmes kohas on juttu sellest, kuidas mõned toidud tundusid ka väga sellised kahtlased. ja võib-olla me ei ole nüüd rääkinud üldse veel, noh veini sai mainitud küll ja seda kodupaalingat sai ka mainitud, see on siis see kange puuviline naps, mida siis ka Ungaris tohivad siis need talumehed ise teha. ja igaüks on siis hästi uhke selle üle ja
ja mis on siis see sinu lemmikpaalika, mis sulle kõige rohkem maitseb? Üldiselt ei maitse paalika, ütleks niimoodi. Aga nagu siis, kui mul peab midagi jooma, siis ploomi. Aga kusjuures mulle rohkem meeldib see Transilvaanias tehtud asjad. Ja seal minu raamatus on ka juttu siis, kuidas Transilvaanias ma pidin hakkama hommikul kohe peale kange kodupaalikaga. Ja lugege ise, see on täiesti naljakas lugu tegelikult. Ja mul on sama, et mul on nagu kanged alkoholid, kui siis pigem unikum ja jällegi unikum on ka selline Ungari rahvusjook, võib-olla isegi võiks öelda, hästi kuulus, hästi pikkade traditsioonidega ja kui me sinuga sellele kuulsale õppereisile läksime kunagi, siis ma kirjutasin üle 200 kirja erinevatesse firmadesse, palun andke vaestele üliõpilastele natuke reisitoetust ja Ungarist vastas ainult 2, ei 3 sponsorit oli tegelikult ja 2 neist olid alkoholitehased, üks oli Unikum, teine oli Törlei. Ja Unikumi see tollene omanik isiklikult rääkis minuga, ta oli nii vaimustatud sellest, et mulle Unikum maitseb ja siis me saime natuke raha ja me saime mitu kastitäit siis seda Unikumi pudeleid, siis me elasime siin peredes ja siis viisime siis igale poole neid Unikumi pudeleid külakostiks ja kus me vähegi käisime. Aga Unikum on tõesti hästi hea jook ja kui oli nõukogude aega, siis pärast teist maailmasõda, kui Ungari sattus idabloki riikide hulka, siis Zvaki perekond, Zvak oli siis, tema esiisa oli kunagi keiser Joosep teise, Maria Terise poja Joosepi ihuarst ja siis vanaldasele keisrile keetis ta siis sellise alkoholi sisaldava mingisuguse kange napsu valmis ja siis keiser siis muigutas ja maitses ja ütles, et siis sai Unikum ja siis selle järgi siis see jook nime sai. Ja ungarlased tõesti usuvad, ma ei tea, kas sina usud, aga mina usun, mitte et ma olen ungarlane, aga ma ikkagi usun, et Unikum ravib peaaegu kõiki haigusi. Ja tõesti, ma pean proovima, mul oli lihtsalt 20-aastaselt lihtsalt liiga palju Unikum esimest korda ja sellest ajast ma ei saagi rohkem just. Aga võib-olla juba nii palju aega nagu on möödunud, et see retsept on saladuses, seal on siis ikka päris kõvasti neid igasuguseid ravimtaimi sees ja selline kibe jook, ravimtaimed, kuidas seda öeldakse, kange alkohol ühesõnaga. Aga mis on hästi tore, meil tuli Tallinna esitlusel ka sellest natuke juttu, et tänapäeval on võimalik siis juba sellised moodsamaid Unikume ka pruukida, et see klassika on ikka klassika, aga et tänapäeva inimeste maitsele vastu tulla, siis tehakse neid Unikume nüüd juba näiteks seal see ploomiga, see on päris hea, see kindlasti maitseb sulle, aga siis on veel näiteks Unikum barista, mis on siis kohvimaitseline ja siis on mingi kirsimaitseline, mingi marjamaitseline oli vist ka ja ühesõnaga neid tuleb kogu aeg juurde, neid uusi Unikume, et lihtsalt ka jälle seda turgu nagu laiendada, mis hakkas vahepeal kokku kuivama. Aga jah, klassika on ikka klassika. Ja kahjuks ma ei suuda sellest vaimustuses olla. Aga kuidas sulle meeldivad, kindlasti, nagu me nägime siin näiteks Kapsa festival, et igal pool on kogu aeg mingisugused toidufestivalid, et oled käinud mingi suure toidufestivali, kuidas see tundus sulle? No ma ei tea, Eestis oli ju ka Sibula festival ja mis festivalid siin on, et mulle nagu tundus, et see festival oli, ikka nagu festival ikka, et seal oli siis, seda Kapsast oli ka natukene, aga siis enamiku ülejäänud pakutavatest toodetest moodustasid siis põhiliselt siuke Hiina turukaup ja siis mingid käsitöö, mingisugused vidinad ja vitraaž, pisikesed niisugused kaunistused ja igasugused sellised asjad, nahkehistöö ja muud ja lõbus festival oli. Ja ma mõtlen, et Ungaris on hästi palju erinevaid muusikafestivalid, suvi on täis ka nagu Eestis nagu igasuguste üritustega, et ma arvan, et kui inimesed, kes ei taha näiteks mingi reisibürooga reisida üldse, et mis sa soovitad, kas on mõistlik minna reisibürooga kuskile giidiga Ungarisse või pigem nagu omapäid või millised on inimesed või need sul on kogemused? Ma ei tea, sest ma ise põhimõtteliselt, mulle meeldib rohkem omapäi reisida.
aga no mingi seltskonnaga minna on mugavam lihtsalt, siis see on nagu võib-olla kulud ka natuke optimeeritud ja kõik on ette taha ära tehtud, et sa ei pea ise hakkama nuputama, kuhu minna. aga kes tahab nüüd üksi omal käel minna Ungarisse, et noh, minu raamat, ma arvan, täitsa aitab teid siis reisi planeerida, sest seal on, ma olengi nagu ka natuke sellest vaatevinklist proovinud kirjutada või proovisin kirjutada seda, et see oleks siis ka nagu selline reisijuht, et ei oleks ainult siis minu lugu seal sees, aga oleks ka seda, et kuhu minna ja mida teha ja kus midagi vaadata ja nii edasi. jah, see täpselt mulle väga meeldis selles raamatus, et alustas Budapestist ja mõtlesin, et noh, et kas on siin nüüd ainult Budapesti raamat ja kogemused Budapestist. minu Budapest. ja, aga siis nii hästi nagu põimisid nagu teemadest, läksid üle nagu teistesse kohtadesse ja see mulle väga meeldis see struktuur, kuidas selles raamatus nagu läksime, siis aegnesime Budapestist igale poole. aitäh, tahtsin tore kuulda. ja ma ei tea, palju meil nüüd aega veel on, et hakkab kohe otsa saama meie aeg vist. äkki mõned küsimused äkki? ja, et me siin alguses juba küsitlesime ka, aga nüüd on teil rohkem, nüüd te teate rohkem sellest kõigest ja nüüd te saate rohkem küsida. Tegelikult mul tekkis üks täiesti spetsiifiline küsimus, ma ei tea, kas te oskate mulle vastata. Et ühesõnaga siin olid need nukud ka näha, kus on siis et ühesõnaga, et Ungaris on kohati on see rahvariide seelikud ja ka püksid on plisseeritud ja üsna peenike plisseer on. Kuidas seda tehakse, tahan ma teada. Sina tead? Te ei tea, sellepärast, et asi on selles, et Eestis on ju Saaremaal ainult üks koht, kus on põhimõtteliselt ka plisseer seelik ja nemad teevad seda niimoodi, et nad panevad kuumade leibade vahele. Moodi Ungaris võitlus. Mina olen kuulnud seda, et seal Transilvaanias ja kus on plisseeritud on, et seal nad panevad madratsi alla ja magavad seal otsas siis ja siis hommikul. Ma ei tea, kas see on õige, et Krista, kas sa tead? See on vana sõduri lugu. Et sõduri pükstesse selle viiki niimoodi. Kas see plisseeri ei maga madratsi? Aga kuumade leibade vahele? Ma arvan, et need laiad püksid üldse ei kriititud. Lihtsalt see on põhimõte, et nii vabad on ka. Ja ka seal on plisseeritud see peenike nagu see nagu Tükk on juba ammu leiutatud selline söetükkidega kas. See on juba 500 aastat. Mina tean ei pannud ikka veel ülemise sajandi kuumade leibade vahele. Nii, mis su lemmik linn peale Budapest? Minu lemmiklinn on üks nendest on Peetš kindlasti. Ja mul on seda tudegi ajast ja hiljemgi väga häid mälestusi sellest linnast. Siis mulle väga meeldib Palatoni pealinn, Palatonfüred. Siis mulle väga meeldib Tartu sõpruslinn Veszprém, kes oli ka enne Tartut siis Euroopa kultuuripealinn koos oma selle regiooniga. Ja tegelikult neil on veel, ma ei teagi, mis see kõige lemmikum on. Need Donauäärsed väikelinnad on ka hästi armsad tegelikult ja Egel on tore ja ma ei tea, Šaruspatak on tore linnakene. Et need on veel, et eks igaüks ka loeb raamatu läbi ja siis mõtleb, et mis võiks olla see kõige toredam linn. Jaa. Kes tahab reisida Ungarisse? Hakkame kohe minema. Ma just tulin bussidega kusjuures ja ei olnud nii hull. Selles mõttes, et lihtsalt läksin ja lastega kõik lapsed kaasas. Olime, magasime bussid peale, ärkad üles juba Budapestis. Praegu. Aga jah, et teagi siis, et tunde aega praegu lobisenud juba. Jah, et hakkame otsi kokku tõmbama, et kui on veel mõni äge küsimus, et rahva hulgast keegi tahab küsida midagi. Kirjastus müüb raamatut, nii et siin koha peal vist pood müüb. Jaa, Apollo müüb, et Apollo raamat. Mina kirjutan hea meelega teile pühendusi sisse, kui te tahate raamatut osta ja et ma kirjutaksin sinna midagi, siis hea meelega kirjutan ka.
aga et siis suur tänu teile kõigile, kes te olete tulnud ja tore, et nii palju on, nii palju tuttavaid nägusid ja siis ma ei tea, kohtume Ungaris või? ja Edinal muide, tema teeb ju neid toredaid Soome-Ugri filmifestivale. et ma olen hädas, mul on vaja hirmsasti abilisi. et kellel on aega, siis palun juunis ja enne jaani. tulge ja kui saate abistada, siis abistage. mis teha? väga tore festival. ja ma olen käinud seal, väga äge festival on tõesti. kellel on aega, siis kindlasti minge. aitäh, et sa kirjutasid. aitäh, Liina, et sa olid nõus tulema ja rääkima siia. ja, et ma tahaks lugeda seda raamatut päriselt prindituna, et ma lugesin oma telefonis sinu silma. puhas rutt.